Ahoi kotkad, mis toimub siis? Alustame täna seda videot siit katuselt, et see tuleb tõenäoliselt jälle alles siis ülesse see video, kui tegelikult katuseplekk juba peal on. Et pikema aja peale kokku teeb selle video erinevatest ehitusasjadest, mis ma siin siis vahepeal teen. Kui eelmine ehitusvideo lõppes sellega, et jäigi võib-olla natuke selgusetuks, et kas mul olen juba plekki hakanud panema või kas see roov on siin taga valmis, siis tegelikult ei olnud veel. Et ma panen seda roovi ja natuke seletan võib-olla, kuidas mina seda teen. Et nööriga sai pandud paika see kõige alumine laud siin hästi sirgelt, et jookseks nagu püssist lastud. Siis sai pandud vanake keerama ringi ennast harjalaud paika ja siis sai pandud siit keskelt üks jooks ka nööriga. Ehk siis need on nüüd täiesti, need nöörid jooksevad siit alt ülesse, et ma sain siis selle keskmise ka nagu niipidi joone peale ja niipidi nagu joone peale. Siin paari koha peal veel kontrollnöörid. Ja vahepealsed lauad, nööri ei kasutan sihukest kõige sirgemat lauda, mis ma leidsin. Et see toetab nüüd selle juba õige joone peal, õige kõrguse peal laua peale üks ots, alumine ots ka ja siis siin vahepeal on nüüd niimoodi, et kus vaja vahele panna, siis täpselt tõstab selle laua niimoodi vastu seda lauda ja siis ongi nagu jookseb nagu ühe joone peal. Ja eksimus on siis kuni 2 millimeetrit, sellepärast et ma kasutan siin tegelikult erinevaid vahendeid. Et ei olnud siin nagu kohalikus poes jälle saada paksemaid kiilusid ja siis mul on niisugused väiksed kiilud, mis ma siis reguleerin vastavalt, kui palju ma neid nagu kokku lükkan niimoodi või laiali lükkan. Kasutan neid, siis kasutan niisuguseid natuke paksemaid kiile, mis ma sealt sain poest ja põhiosa läheb tegelikult niisuguste erinevate listakatega. Mul on siin klotse, erineva plaksusega klotse. Panen, mis kõige paremini vahele sobib. Ja peentimmimine siis käib 2 millimeetrise selle tõrvapapi ribadega, mida Kairit seal all praegu lõikab. Ehk siis nagu siit näha, siia läks täpselt klots pluss 2 millimeetrit tõrvapappi. Siia läksid kiilud kahelt poolt kokku. Siin on näiteks ainult tõrvapapid. Et need vanad sarikad, nad on ju mingi kirvega tahutud. Nad jooksevad niimoodi, et siin ühe või järgmise laua vahe võib olla juba siin sentimeeter vabalt ja tegelikult ongi nii, et ma panin selle kõrguse paika nii-öelda kõige kõrgema koha järgi, milleks on see sarikas, mis jookseb siit korstna kõrvalt ja kus ei ole ühtegi listakat nagu vahel, et see on kõige paksem see vana sarikas nagu, ja see vana roov oli ka kuidagi seal kirvega tahutud, roov oli ju erineva paksusega ja siis oli ka osadel tehtud need nõgusad mingisugused õõnsused sisse, et ta pealt enam vähem jääks, aga Eternit ei näita nii hästi välja nagu plekki. Sellepärast ma siin natuke niimoodi mängima pean. Ja kõige kõrgem vahe, kus on, ma näen praegu, seal oli 5 sentimeetrit kõige rohkem, kus on vaja vahele panna. Ehk siis kuni 5 ta mängib ja siis see katus jääb nagu ideaalselt nagu sirge. Ta jääb küll loodist välja, sest et see tagumine ots oli 11 sentimeetrit kõrgem, aga ta jääb niimoodi ühtlaselt, et kui kuskilt siit alt niimoodi vaatad, silmaga rihid, siis ei ole kuskil mingisuguseid sükseid kõrgendusi ega niisuguseid lohkusid. Vot ja seda siis praegu teebki ja loodetavasti jõuab täna ülesse välja sellega. Eile sai selle lauapanekuga täpsemalt alustatud, nüüd ajutisi laude, mille peal ma siin käisin, kui ma korotoppi panin, võtab järjest maha ja kasutab siin samas kohe siis nagu roovilauaks ära. Näe, kiidab ennast seal, kiidab. Okei, ühe töötab edasi. Ma arvan, järgmine hetk vaatabki juba siis, kui kuskilt, tähendab, ma pean ta tegelikult veel trapetsiks välja ka mõõtma. Et need otsad on mul siin üle. Et siis ma hakkan diagonaale siin mõõtma igati pidi, et plekk jookseks enam-vähem hästi ja ma loodan, et ta siit alt ei hakka ka kuskilt nagu eemale või niimoodi jooksma, et pigem ma panen alt selle pleki serva ilusti sirgelt jooksma selle laua järgi ja pigem jätan siis siit tuulekasti juurest nagu kiilu, kui tarvis. Ja siin juba tegelikult paar inimest on muret tundnud, et kas ma jätan ülevalt selle korotopi kinni, siis ei, ma ei jäta seda korotopi kinni, et õige on niimoodi, et kui ta ei ole mul tuuletõkkena, kui ta tuuletõkkena mul oleks, siis ta jäetakse kinni ülevalt, aga ta on mul praegu aluskattena, sest selle alla meil ekstra tuuletõkke ju. Ehk siis see aluskatte kangas tuleb sealt harja pealt lahti lõigata ja siis sealt üks
riba nagu üleval panna, et sealt niimoodi alumise katte alt siis tuleb õhk läbi, keerutab selle pealmise riba alt ja nagu välja. Et noh, kes tahab täpsemat tehnoloogiat teada, siis jah, internetis leiab, et nii olen mina nagu teinud. Ja siis tekib siin nagu selline tõmme ka, muidu tõmmet ei teki siin all ja kondents ei kuiva nagu ära. Vot nii palju veel infoks, aga selge. Näitab edasi siis, kui mingid plekitööd juba teeb. Nii, nüüd hakkab pleki peale panemine. Tegelikult siin on päris palju mõned asjad veel ära. Ehk siis ma lõikasin juba laua otsad ära esimese pleki jaoks. Ma panin selle alumise räästega täpselt nurga alla, niimoodi. Et siis pleki alumised servad ei tuleks niimoodi astmeliselt. Ma tahan, et alumine serv oleks tasa. Siin on küll nüüd see asi, et alt on hetkel tuulekast 10 centimeetrit laiem kui ülevalt. Aga on ka see asi, et see sein on ülevalt mingi 4 centimeetrit siia poole loodist väljas. Ehk siis kui pärast sein loodi panna, siis jääb erinevus 6 centimeetrit, mille mängib laudadega ära, kui 4 lauda kõik ülemised otsad natuke kiilu lõigata. Ja teine asi, ma olen teinud paari koha peal niimoodi, et kus oli väga-väga palju nagu ära viltu, siis oli lihtsalt, ainult katuse tegu oli, mitte väljast ei tulnud seina enam teha, siis lihtsalt pidi lõikama alt serva niimoodi nurga all ära ja panime lihtsalt siis külje pealt tasa, et ta jäi nagu terav nurk jäi see, mitte ei jäänud 90 ja kõik plekiservad tuli lõigata. Aga siin jah, et kui siin nüüd jätta nii, et hetkel 10 alt laiem kui ülevalt ja siis mõõtsin need vahed ära, siis teisel pool on erinevus ainult 2 centimeetrit ja 2 centimeetrit õiget pidi. Ehk siis teisel pool see 2 centimeetrit sein mängib täpseks ta, kui sein ka 2 centimeetrit nagu muuta ja loodi panna siis. Aga nüüd üritame üles saada kambaga siin, noh meil ei ole siin väga suuri muskleid, aga noh, mõned siin on mehehakatised ja panin siia selle ka, et kui saame selle pleki sinna üles, noh kõrvalt tõmbame ja siis selle taha. Ja siis juba sätib natukene, noh siin mõni millimeeter saab ikka sättida seda otsa niimoodi, et ta siit kindlasti jookseks ikka siit alt. Ma panin küll selle asja nii täpselt, kui ma sain. Selle laua juba siia ja selle alumise laua jooksma ja vaatasin selle nurga siis noh niimoodi, mitte diagonaalidega ei vaadanud, sest et see korsten näeb ette, et ma tegin see 3 meetrit, 4 meetrit ja 5 meetrit. Mõõtsin niimoodi nagu selle nurga paika, noh. Sain täis nurga, aga selge. Proovime siis, jätame kaamera siia ilmi ja vaatame, kuidas meil see pleki üles nikerdamine läheb. Nüüd saab pista kaamera. Ilmida kõike. On otsal. Tulge nüüd see keldrimäe ette, kui saab. Pööran siia või? Jaa, pööra. Nüüd võtan üle ülevalt otsa. See ruttu! Täpselt. Ülevalt ka. Ülevalt on ülevalt. Nii, vaatame siis kaugel katusega asjad on. Et tegelikult oli siin vahepeal üks hästi tuuline ilm. Miks mul jäi Rauno ja Ristoga see pleki paneksin ühel pool lõpetamata ja siis oli vahepeal jälle mingisugused sadu ja mingid muud jama, ehk siis see on jälle mitu päeva edasi läinud ja eile lõpuks oli siis variant Kairitiga see pool nagu lõpuni teha. Et nüüd on siin pool plekk peal. Abiks oli meil siin siis see, et lükkasime pleki selle laua nagu taha, toetas siia taha ja siis sain nagu järjest kruvid kinni lasta. Ja nüüd praegu tegeleb siis, on tegeletud juba sellel poolel sellega, et kui kuskilt sai plekk viga nagu kriimustada, siis ma teen selle spreiga üle, sest et noh, vahel ikka juhtub, et sa lased mingi kaugelt kuskilt X nurga all ja seda pleki kruvi, et see otsik põmm hüppab kruvi pealt välja pleki pihta, et tegelikult siin katusel juhtus seda ainult üks kord siin pool otsas. Aga mis juhtus, et plekki üles vinnates siin ühe pleki nurgaga kraapisin natukene teist ära ja noh, sealt oli vaja parandada ja eks neid kohti siin tuleb veel vaadata, et ma teen nende
kui mul on vaja lõigata nüüd omal seda harjaplekki ja mingeid asju siin lõigata, siis ma teen need servad ka igaks juhuks selle värviga veel üle. Ja lõikamiseks, ma pidin uued plekikäärid võtma. Mul need vanad juba eelmise katuse tegemisel juba natukene olid niisugused kehvad, et nöökisid, et siin on kuidagi see polt veitsa kõver või midagi, ma ei tea, ühesõnaga kogu aeg pidi seda timmima siin ja jamama, et ta võtaks normaalselt ei võtnud, siis see võetud ka uued plekikäärid. Nüüd siis teile oli näha, et ega sellega enam tööd teha ei saa, see läheb nüüd prügisse. Aga jah, ja praegu ei pane seda korstna ümbrust ka, et mul ei ole praegu, ma esialgu panen selle mitte kohe plekiga, vaid ma panen selle kas Vakaflexiga või 3D Flexiga, selline painduv värk, mida saab siis mööda seda laine harja suruda, aga ma ei saa hetkel seda korstna külge kleepida, sest et siin on iga päev sajab, absoluutselt iga päev sajab, mitte mingit suurt sadu, aga niisugust uduvihma, kõik on märg, ehk ma ei saa seda sinna praegu kleepida, ma ootan siin nüüd paari päeva pärast tuleb päikseline ilm ehk kuivatab natuke ja aitan veitsa seda mingi puuri või leegiga ka kaasa, et sinna korstna külge panna siis see 3D Flex ja vaatab võib-olla tulevikus kunagi selle pleki sinna ümbert, esialgu jääb siukse kleepiva asjaga. Aga ega nüüd polegi midagi muud. Nüüd tuleb kolida katuse teisele poole, et jooks jäi päris ilusti siit alt. Ta jäi küll sentimeeter teine. Noh, ikka plekkidega natuke saad mängida. Alati ei saa seda esimest plekki nii perfektselt paika. Aga noh, jah, et see vahe jäi nagu sentimeeter kitsam teisel pool, aga seda ei jää hiljem näha. Ja nüüd ongi jah, et ronib teisele poole, paneb sinna siis, saeb sealt poolt hakkab tulema sinna suunda, jah, et saeb need otsad ära ja hakkab siis tulema sealt poolt vastu, seal on natsa keerulisem, seal on igast liiteplekke ja värke ka vintskapi külje peale ja seal tuleb nagu läbi mõelda rohkem, kuidas ja mis, et need jupid on kõik siin. Ma pole veel pakist lahti neid võtnudki ja plekid on kõik eri mõõtu siin ja mul hoovi peal laiali, aga midagi. Hakkab toimetama ja eks siis näitab vahepeal jälle, mis ja kuidas. Noh nii, ja nüüd teeb siin teisel pool seda katuseplekki praegu, aga siin on nüüd see asi, et hiljem ei peaks tegema. Lauda küll praegu peale ei saa, aga paneb siin juba selle karkassi ka, mis siit vintskapi kõrvalt tuleb, aga karkass nagu näha jookseb kõvasti kiilu. Seda sai siin kunagi räägitud ka siin üleval katuse peal, kui tegin, et asi peab paralleelselt jooksma siit otsast siia plekk, et paralleelselt jookseks, siis siin üleval on lausa 15 karkass ja all on lihtsalt tolline, et niisugune erinevus on. Ja nööride järgi tõmbab siit selle sirgu ja nüüd jookseb plekk siia paralleelselt ja natukene sai jäetud ju see ka ülevalt rohkem üle laua otsad kui siit alt. Et nüüd mingi päev saeb selle ka ära, et tuulekast paralleelne jääks, kui sinnani jõuab, aga praegu jah, tegeleb sellega, et paneb siit alt plekki, siis läheb siia see liiteplekk peale, siit pealt siia ja siis selle liitepleki peale siis see suur plekk siit, aga siin tuli muidugi välja üks asi, et kõik need plekiservad seal all tuleb lõigata, see on ühe pleki kohta 2 sentimeetrit kiilus. No seda sai ka kuskil vist mainitud juba, et see alumine koridori katus on erineva mõõduga, aga selle jaoks on vaja jah. Selle jaoks on vaja, ma ei tee seda lõikust enam käsisi plekikääridega, nagu see mingid väiksemaid nikerdamisi, vaid selle teeb juba nakerdajaga, siis kui kõik need alumised plekid on paigas, tõmbab, ma ei tea, kas võib-olla mingi lati panen sinna ja mööda seda lati serva tuleb võib-olla sirgem. Tõmbab selle serva maha siis. Aga praegu jah, nikerdab sellega siin. Et kohe paneb ühe suure pleki siia. Ei, ennem, et kohe paneb selle, praegu nikerdab siin, kohe paneb selle siia ära. Vist veel ei saa. Ühe pleki peab veel panema ja siis paneb selle. Need olid vist 3-metrased või kui ma õieti mäletan. Kohe mõõtma üle. Või olid 2,5-sed, mis mul need liiteplekid siia lähevad. Ja nüüd on Keir ka siin jälle üle pikka aja ja kui mina seal katusel tegelen, siis tema paneb siin juba mul seda kaabeldust vaikselt, tuleb pistikute kaabel ja valgustuse kaabel ja igaks juhuks veel siia üks varukaabel ka,
kui on mingi mõte kunagi panna näiteks õhksoojuspump või mis iganes, kunagi ei tea, et üks varukaabel võib seina sees alati olla, mida hiljem kasutada millekski. Ja vot praegu alles esimene juhe tuleb siit, aga varsti on neid juhtmeid siin juba rohkem, saab näidata, mis ja kus ja kuidas. Ja mul tuleb tegelikult see värske õhuklapp ka veel siit, et ma võtan selle ühe tüki selle villa veel siit korraks ära ja ükspäev panen siit ka läbi. Ma mõtlesin ikkagi siit läbi panna. Algul oli mõte, et panen sealt ülevalt ja siit alla nagu lakke, aga ma mõtlesin ikka panen siia akna kõrvale. Ja siit hakkavad need kaablid läbi tulema, erinevasse kohta jooksma. Siin on veel vill panemata selle mõttega. Ja siis vaatame kohe, kus see elektrikapp on. Kapp on siin ja jooksevad nad siit lae alt siis. Hakkavad tulema siis siia kappi. Ja siis mingi hetk ühendatakse ära. No siia keil paneb muidugi kaitsmeid juurde. Siin ei ole mitte midagi praegu eriti suut tüü kapp. Aga jah, vot ja kõrk. Ja nüüd paneb neid plekke siit. Aga selle ülemise pleki alumine serv on vaja nurga alla lõigata. Sest et see nurk oli seal üleval ju 11 sentimeetrit kõrgem. Ja see alt on pandud nagu loodi, ehk siis siin tulevad igasugused nurgad ja see koridoriserv tuleb ka lõigata ära ühe paani kohta 2 sentimeetrit kiilo. Ühe pleki paani kohta, et siis seda kiiresti lõikab siin praegu veel maan jääs. Katsume kiiresti enne, kui suurem külm peale tuleb ära lõigata. Et see pool jah, pole täna ära kuivandki või üles sulanudki. See on kõik äärmas. Üks äärmine paan on, ma vaatan, sealt on päike peale paistnud seal taga. Aga jah, nakerdab selle serva siis ära. Ja 4 sentimeetrit tuleb ülemisel plekil kiilu teha. Aga pole hullu. Noh nii, paar päeva jälle möödas. Keir on läinud ja kohe vaatame ülesse ka, mis see Keir tegi ja kapi juurde, aga kõigepealt oleme siin õues. Öösel tuli kõva lumi maha. Käisin keset ööd õlut välja laskmas, siis tulin juba plätudega lume sisse. Tegelikult siin on juba madalamaks sulanud. Et siin hommikul oli päris siuke, no ma ei tea, 7 sentimeetrit või. Nüüd on juba veitsa madalam. Aga kuhuni siis jõudiski sellega, et see ülemine viinskapi katus ka ja siis juba ilmateade näitas, et asi kisub jamaks. Ja Keir pani sinna peale, sellel ajal, kui ma siin alumise selle plekiga tegelesin, pani sinna peale need kiled, et siis ei vajuta seda korotoppi ära. Aga põhimõtteliselt see pool on valma. Alt on niimoodi, et üks plekk on siit panemata, aga see on meelega panemata see üks väike siit otsas, sest et tegelikult on mul veel korsten lõpuni ladumata ju. Siit tuleb ju korsten välja. Ehk siis, et siit saaks korstenkivid ülesse viia, ära laduda ja siis paneb selle pleki osa ja selle siit veel ära. Et nii palju veel seda plekki jäänud ja harjaplekki hakkasin ka juba panema, et üks on juba pandud, aga ülejäänud veel ei pannud. Üks sealt on pandud, siit võib-olla hästi ei näe. Aga nüüd ootame, kuni lumi ära sulab ja siis saab edasi teha. Tähendab, jah, korsten ongi järgmine asi. Ja siis saab juba pleki sinna ümber, et loodame, näitab siin jälle, et homme tuleb kõva lumi veel. Peab ootama, kuni siis järgmine lumi ehk ka ära sulab, et ma siin lumega ei hakka ronima. Aga jah, praegu on siuke olukord, aga õnneks tilgub kõik ja sulab siin päeval on praegu plussis. Vot nii, et sellesse videosse rohkem katusetööd ma arvan ei panegi, et see video läheb liiga pikaks juba, et lõpuks näitab siis mõni järgmine kord, kui korsten valmis on ja siis see plekk sealt ümbert ka täiesti lõpuni pandud, aga vaatame korra siis, mis Keir jõudis. Ma ei ole Keir. Mis Keir jõudis siin. Tähendab, osa on juba villa taga üleval jah, et ta siin pani kaitsmeid juurde natukene, juhtmed jooksevad siit praegu sinna ülesse. Ja vaatame siis korra ülesse ka, et kuidas seal nagu plaan oli esialgu.
et jõudis ta natukene ka villatööd siin teha, panna juurde, kus vaja. Et siin taga olid veel nagu mingi lõik videos näha, kindlasti mõni pani tähele, et valgus paistis läbi, et siit tõmbasime kõik vahtu täis need laudade vahed igalt poolt, et tuult sisse ei tule, sest et see on see koht, kus taga tuuletõket ei olnud, aga seda tuuletõket pole vaja, kui tihedalt lauavahed täis lasta, siit üks osa niimoodi oli. Muidu selle taga tegelikult on ka tuuletõkke, aga panime igaks juhuks veel, et hästi tihe oleks, aga jah, siis juhtmeid jooksevad siit, pani siia ka valgustust lakke meile. Seal on üks lambipesa veel ja siin üks võimsam lamp ja siin üks lambipesa, et oleks siin nagu valgust toimetada. Nüüd peab siin koristama hakkama ja tegema siin mingeid asju varsti. Siin on juba ajutine vool olemas, aga siia see pistika jääb. Siia tuleb lihtsalt tõenäoliselt 5. rida. Siis on see varuvool siin. Siia tulevad pistikud. Vist oli mõte, jah. Kus see voodi jääb hiljem ja siis valgustuse juhe on olemas laes. Mõlemasse tuppa jääb ka lakke valgustus ja siis on siin, kus keiuvoodi tuleb. Siin ka juhtmed pistikute jaoks ja samamoodi igaks juhuks üks varujuhe. Pluss siis siia seina tuleb ka pistik ja hiljem tuleb tegelikult veel ju siia vahesein. Siit, kus see koridor siia ette tuleb ja siis tuleb sealt vaheseina ka veel siia kuskile, kus see vahesein tuleb igaks juhuks veel 2 poole. Siis vaheseinast pistikud, et tänapäeval igasuguseid vooluseadmeid on nii palju ja neid pistikuid võib olla rohkem, siis ei pea hakkama mingi pikendustega ja vargapesadega jagama seda asja, jah, ja siia sai ka natukene ta villa pandud ja sai topitud täis ka, mis mul veel tühjad olid, need keer toppis täis ka need servad. Et jah, aga nüüd hakkabki selles mõttes, et nüüd on veel natukene viimane lõppkatusel jäänud see korsten ja siis viimased plekitükid, kui nüüd ilm tuleb. Ja siis hakkab siin pööningul juba täie hooga edasi toimetama, ehk siis tuleb see elatavaks teha, siis paneb täis rõhu siia, sest praegu enam kalastuslaagrid üritusi hetkel ei ole, kuni siis jää tuleb peale kuskile ja siis hakkab jälle hirmsasti kalastuslaagreid tegema, et praegu tuleb seda aega nagu ehituseks kasutada. Aga selge, ma arvan, et sellesse videosse praegu rohkem ei pane, tuli piisavalt pikk video, teeb vahepeal jälle muu teemalisi videosid ja kui koguneb jälle mingit ehitusvideo materjali, siis jälle näitab, mis toimub. Aga selge, kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.